loogikaline nagu on olemas, pigem mitte nagu hetkel. Aga samas nagu võib-olla ei tea ka nagu kindlalt. Jaa, ei teagi, jah. Kõik seda meeldib väga mulle, jah. Et kui sul on mõni minut aega rääkida nagu lihtsalt nagu mis meie nagu see põhiline uskumus olla on või mis nagu meie usume loojasse näiteks, kui see viitsid pooled. Et meie nagu selline, kõige kokku leppida vaata, et me võiks kasutada selliseid nagu ratsionaalseid või loogilisi argumente, kui ma hakkan ütlema midagi. Kui ma nagu ütleks kohe, et näed, Koraanis kirjutab nii, aga siis see tuleks hästi subjektiivsele, et ma ei saa nagu nii öelda. Aga looja olemasolu kohta on ka selliseid loogilisi, ratsionaalseid argumente võib öelda, et kui me näiteks vaatame enda ümber, näiteks võtta mingi suvaline asi, võtta näiteks telefon on ju. Kui ma ütleks sulle, et näiteks see telefon kuskil, käisime näiteks kõrbes ringi kuskil, telefon oli maas, liivasest oli ots väljas ja võtame üles ja vaatame, et oi, telefon, et kas me saame nagu väita, et see võis tekkida miljonite aastate jooksul, lihtsalt suvaliste, ütleme, juhuste tagajärjel. Et ütleme, et siin on nagu plastik näiteks, mis tuleb naftast, et siin on mingi klaasi näiteks, mis tuleb liivast. Et kõik need asjad nagu tulid kokku ilmastikutingimuste tagajärjel looduse lihtsalt nagu juhuse või kokku sattumise põhjal. Et tõenäoliselt sa ei usuks seda, keegi ratsionaalne inimene ei usuks. Et samamoodi tegelikult on ka universumiga, maailmaga. Kui me vaatame enda ümber, nii nagu me näeme, et telefonil peab olema mingi looja, kes sellest kujundajavad, sa näed ise selle nagu kujundust, nagu disaini, loogikat. Samamoodi, kui sa vaatad enda ümber maailmas, et sa näed, et siin on ka loodusseadused, et siin on kord ja süsteem. Et kui need asjad oleksid natukene teistmoodi, et siis ei oleks elu isegi võimalik. Ja kui sa vaatad telefoni, et selle looja nagu see inimene pidi päris tark olema, ise nagu igaüks ei oskaks nagu seda kokku panna. Et kui sa vaatad seda universumi, siis see looja pidi ka olema ikkagi päris võimas ja päris nagu tark. Et kõik need loodusseadused ja need parameetrid juba, mis lubavad elu maal. Et need sellised niimoodi kokku pandud täpselt kõik, et see ka nagu ei saa olla juhus. Et kuidas sulle seni tundub, kas see on nagu loogiline? Jaa, pigem on loogiline, jah. Ikkagi tekib nii sama, ikka keegi nagu tegi seda niimoodi. Jah, et näiteks ütleme, Islam näiteks eitame seda suure pauguteooriat või Big Bang Theory on. Et selles mõttes, aga keegi peab olema sellele aluse pani, kes sellel nagu tegi. Sest kui oleks lihtsalt suvaline plahvatus, et sa ei saaks ju sellest nagu sellist kordaja süsteemi. Et see on nagu selline põhiline argument. Kui saad edasi minna, et kui looja, ütleme, tundub nagu loogiline, et oleks sellel mingi looja universumil, et siis see looja peaks olema ka üks, loogiline, et ainult üks looja. Sest looja, kui sa vaatad seda universumi, kõik see on loodud kellegi poolt, siis see looja peab olema kõikvõimas. Kui oleks nüüd rohkem inimesi, rohkem nagu loojaid selle taga, siis nad ei oleks enam kõikvõimsad. Et siis need oleks mingisugune ka võimuvõitlus võib-olla nende vahel, ei oleks sellist kordajasüsteemi. Ja sellepärast, tavaliselt see punkt nagu ei ole nagu, mille osas nagu inimesed nagu kuidagi vastu on, et kui ka inimesed usuvad, et looja on olemas, nad usuvad ka, et see on üks. Et on vähe neid, kes arvavad, et vähe mitu on. Ja nüüd, kui me läheme siit edasi näiteks, et kui me saame ratsionaalselt on ju öelda, et okei, et looja on olemas, tead, et sellised märgid on. Nüüd me usume ka, et looja on taganud meie sellised põhilised vajadused. Meil on nagu söök ja jook, me saame leida on ju siit loodusest või me saame endale elamispinna näiteks, kas muretseda või teha või isegi nagu sellised põhivajadused nagu armastus või kaaslane on ju, et kõik on meil olemas. On looja poolt meile antud. Et siis ei oleks ka loogiline, et see sama looja ei tagaks veel nagu sellist suuremat vajadust meile või näiteks seda saavutada, milleks on siis juhatus või vastused sellistele eksistentsiaalsetele küsimustele. Et mis üldse on elu mõte on ju, või kas on elu pärast surma või mis üldse meist saab. Need on nüüd sellised asjad, millele me ise enda seest ei saa seda vastust nagu tuletada. Sest muidu oleks nagu meil miljon erinevat arvamust, igaüks nagu hakkas midagi nagu, ma arvan, et ei ole elu, ma arvan, et ma ei tea, et elu pärast surma, ma arvan, et ei tule midagi, mõni arvab, et midagi on, võib-olla mõni arvab, et ma sünnin uuesti, aga kus see tõde on, et selleks on vaja meil korralikult tööd, et selleks on vaja meil ilmutust või sõnumit siis selle looja poolt. Ja sellepärast meie usume moslemitele, et see viimane ilmutus on Koraan. Me usume ka tegelikult varasematesse.
me usume, et näiteks Jeesusele anti ka evangeelium, Moosesele anti Toora. Aga siis see viimane ilmutus Koraan, et nüüd jällegi, et kasutades nagu sellist ratsionaalseid argumente, et miks siis Koraan just see tõeraamat on, et meil on teised usud ka, et kõikidel on mingid omad raamatud. Et Koraani puhul on ka hästi palju selliseid argumente, üks selline põhiline on ka see, et seda on nagu säilitatud algusest peale, selle ilmutamisest kuni tänase päevani ja Koraanis on ka selle kohta värss, mille tõlge on enam-vähem, et Jumal räägib sellest, et me oleme selle Koraani alla saatnud ja meie oleme selle kaitsjad, me oleme selle säilitajad, hoidjad. Ja see on nagu selline omapärane ime, et Koraan, kui sa lähed ükskõik millisesse mošeesse tänapäeval, ükskõik kus see on, sa võtad sealt selle araabiakeelse Koraani kätte, see on täpselt see sama Koraan, mis oli kirjutatud ka täitsa niimoodi islami algusaegadel. Ja seda, isegi kui sa otsid nagu Google'dad näiteks, ütleme, early Quranic manuscripts Google'is, et Wikipedias tuleb ka ette, et kus räägib nagu isegi, et lääne sellised ajaloolased kinnitavad seda, et see ei ole nagu ainult moslemite arvamus. Eriti 2015 tuli Birminghami ülikooli siis ajaloolaste poolt nagu leiti siis või Venemaad uurisid seda, et sellist manuskripti või käsikirja, mis siis selle, mis on see radiosüsinik mingi meetodiga, kuidas nad tuvastavad seda, mis ajavahemikku see jääb. Et siis selle järgi nad määrasid, et see on nagu aastast 610 kuni 642, kui ma ei eksi. Ja prohvet Muhammad rahult ka temaga hakkas oma sõnumit kuulutama aastast 610. Et see jääb nagu väga nendesse algusaegadesse. Ja kui seda nüüd võrreldi tänapäeva Koraaniga, see oli sama. Võib-olla mingi kirjastiil või nagu sellised vokaalimärgid näiteks, mida lisatakse juurde, aga tekst oli sama. Et see on nagu juba nagu selline imepärane. Et kui sa võtad mingi piibli, siis on see, et küsimus alati, et millise versiooni on ju. Ja mingi muudatus on Jumalal. Ja hästi palju on neid muudatusi. Me usume küll algselt jah, et evangeelium tuli Jumalal, aga neid muudatusi on nii palju sellepärast oligi vaja uut sõnumit. Ja nüüd Koraan on viimane sõnum, kuna üks põhjus on juba ta on säilinud, tal ei ole mingit sellised muutusi. Ja tänapäeval on ka selline globaalne nii-öelda kommunikatsioon või sellised vahendid on, et islam võib nagu igale poole jõuda. Et ei ole nagu selliseid piire nagu varem, et kõigepealt tuli kirjatrükk on ju, nüüd on internet, et see levik on nagu, see on nagu üks selline nagu põhjus, et miks Koraan on siis tõene ja hästi palju teisi asju, et kui Koraan ei ole teaduse raamat, on seal teatud märke, et selline raamat on nagu ka võib-olla, et kui on pärast huvi võib selle võtta, et siin on ka mõned näited selle kohta, kuidas rääkida selle teadust, rääkida suurest paugust on ju. Et näiteks 100 aastat tagasi oli selline hoopis arvamus teadlastel, et universum on alati olnud olemas ja see on lõputu. Ja siis, kui Edwin Hubble 1929 avastas, et galaktikad niimoodi omavahel liiguvad üksteisest eemal, et järelikult universum paisub, aga Koraanis oli see 1400 aastat kirjutatud, kuidas Jumal rääkis taevastest, et meie oleme nende laiendajad. Põhimõtteliselt nagu, et taevad on nagu siis või universum on paisumises. Et siin on nagu selles raamatus on selliseid nagu asju välja toodud. Selle kohaga leian. Et okay, see on ka sarnane selles mõttes, et kas need, kes ei usu, ei tea, et maa ja taevad olid kord ühtne mass ja siis me eraldasime nad. Et see on nagu väga konkreetselt läheb kokku selle suure pauguteooriaga, kus kõik oli selline tihe mass on ju ühes punktis, taevad ja maad olid kõik koos ja siis me eraldasime nad. Et oli siis selle suure paugu nagu taga see Jumal. Et kuna neid märke on lihtsalt nii palju, et siis jällegi tekib see küsimus, et kuidas on võimalik, et 1400 aastat tagasi kirjaoskamatu inimene tuli selliste asjadega esile. Et kui sa niimoodi nagu võtad, siis tundub ka nagu loogiline, et võib-olla eestlasena raske võib-olla tunnistada, aga kui niimoodi vaadata, et tegelikult tundub, et Koraan on ikkagi tulnud loojal. Et sellepärast neid märke ja neid asju, mida ma siin maininud, on nii palju. Ja sellepärast ma soovitan alati ise uurida. Et tihti on ka lihtsalt niimoodi, et me eestlastena või sellise rahvana, et me pigem nagu ei vaevu usuasjadega tegelema. Vahepeal vaadatakse, et see on niisugune imelik asi, et inimene usub loojasse. Aga tegelikult on asi selles mõttes tõsine, et mõtled, kujuta ette, et
juhul, kui meil on moslemitena õigus, et on tulevane elu ja on põrgu ja paradiis on, et siis see inimene, kes ei vaevu isegi uurima ja kohalikult täielikult kõrvale looja, et see riskib väga paljuga, see inimene. Et meie moslemitena meil ei ole keelatud ka maistelu hästi elada. Meil näiteks on isegi keelatud selline mungaelu, nagu võib-olla kristlastel võib-olla on, et jäetakse kõik see ühiskond kõrvale ja minnakse kuhugi kloostrisse ainult jumalat teenima. Islamis on keelatud see. Et inimene peab ikkagi olema ühiskonna liige ja sellepärast me elame nagu, me saame elada hästi selles elus ja me valmistame tulevaseks elus, mis on siis igavene. Et see on ka sellepärast, miks nagu tasub nende asjade peale mõelda. Ja nüüd sealt edasi jälle on, et kui Koraan on nagu jumalalt, selles nagu enam-vähem saame nagu nõustuda, siis prohvet Muhammad, rahulgu temaga, et tema oli siis jumala sõnum, mida ühelt poolt on see juba Koraanis kirjas. Ja selle puhul ka saab nagu mõelda, et mis on nagu need variandid, et tema puhul. Et üks variant on see, et ta valetas lihtsalt. Et see, mis ta rääkis ja kõik, mis ta kuulutas, et ta valetas. Teine variant on see, et ta oli segane, nagu hull, ütleme, et nagu ajas mingit soga lihtsalt. Ja kolmas variant on see, et ta rääkis tõtt. Et nagu väga rohkem ei ole variant. Et see esimene variant, et kas ta sai valetada. Tavaliselt, kes valetavad, need inimesed otsivad mingisugust kasu. Kas nad otsivad mingit kasu või nad tahavad nagu saada kaitset millegi eest. Näiteks, ütleme, ma ei tea, lapsed söövad mingi kapis söövad kommid on ju ära ja siis isa küsib, et kuule, kus kommid on, et kas sina sõid ära? Ei. Et ta tahab ka nagu kaitsta ennast, ta tahab, et mingid tagajärgid oleks enne sellele. Et täiskasvanutega samamoodi, et vahepeal valetatakse, et ei tuleks mingit jama endale. Et see on nagu üks asi või siis tahetakse mingit kasu saada, materiaalset või võimu või mis iganes. Aga prohvet Muhammadiga rahul ka temaga oli täpselt vastupidine see, et ta kuulutas oma sõnumit esimesed aastad, 13 aastat Mekkas, kus teda hakati väga tugevalt taga kiusama. Ja lõpuks täiesti boikoteeriti moslemeid, isegi keelati nendega turul kauplemine ja väga raskelt elasid. Et ma panen korraks kinni, lõpetan juttu ära. Et kuhu ma nüüd jään? Okei, et ta ei saanud sellest nagu mingit kasu. Pigem oli tal väga raske ja kusjuures need hõimud, kohalikud hõimud siis ka pakkusid talle, et kuule, lõpetame sõnumi kuulutamine ära, siis hakkasid nägema, et see hakkas nagu neid nagu ohustama natuke, kuna Mekka tol ajal oli selline kauplejate kokkusaamise koht ja seal oli selles Kaabas, selles pühakojas olid erinevad iidolid, kujukesed, erinevad paganlikud rahvad käisid seal siis ebajumala kummardajad. Nad nägid, et see sõnum kutsuda inimesi siis ühe looja juurde hakkas nagu ohustama natuke seda, lihtsalt ka materiaalses mõttes seda kauplemist. Ja nad pakkusid siis Muhammadile rahul ka temaga, et mida sa tahad, küsisid, mida sa tahad. Kui sa tahad raha, me anname sulle raha. Kui sa tahad naisi, me anname sulle, laseme sulle abielluda kõige ilusama, kõige parema naisega meie hõimust. Või kas sa tahad võimu, me anname sulle võimu. Aga ta lükkas selle kõik kõrvale. Ja see näitab seda, et ta ei saanud valetada. Ta ei saanud sellest mingit materiaalset kasu. Ainult hiljem alles, kui ta emigreerisid Medinasse ja moslemitel hakkad paremini minema. Aga need 13 aastat niimoodi sellist raskemat aega Mekkas, see näitab juba, et ta ei saanud valetada. Teine variant on see, et okei, ta on segane, ta on nagu hull. Et see ka, selle saab ka kõrvale lükata, püüan siin nagu kokkuvõtlikult teha, et üks asi on juba need asjad, millega Koraan on esile tulnud, et oleks ise selle välja mõelnud. See saaks olla sellised nagu näiteks teaduslikult kooskõlas sellised fakte, mis me mõned esile tein, 1400 aastat tagasi, et kirjaoskamata inimene selle esile toob. Ja see juba, kuidas ta oli perekonna inimene, ta oli kogukonna liider, ta oli usuline juht. Et kõik need rollid, mida ta mängis, et seda ei saaks keegi, kes on nagu täiesti segane. Ei saaks sellega hakkama. Et see on nagu jah, et loogiline. Siis jääbki lõpuks see variant, et ta rääkis tõtt. Et sellepärast me vastamitena usumegi, et on ju, et Koraan on tõde, sellel on konkreetsed märgid selle kohta, et ka viimane prohvet siis oli Muhammad rahul ka temaga, kes loogiliselt sai rääkida ainult tõtt. Ja see on hästi nagu kokkuvõtlikult see põhiline asi, et mida ma nagu siin tahan inimestele edasi anda, et siis inimestele jääb nagu selline ise edasi uurimise ja muidugi töö ka. Kui
mingeid küsimusi on, võib-olla sa tahad küsida? Kui ei ole, siis ka ei ole. Praegu ei ole. Ma pean praegu pika monoloogi, sul on nagu palju, mille peale mõelda. Jaa, see oli väga huvitav tegelikult. Jaa, palju, mille peale mõelda. Et ma soovitan võib-olla see raamat näiteks, või noh, on sul kogu taskusse kas või midagi. Tasuta ei maksa midagi. Ei, kõik on tasuta, jah. Et kui sa tahad, siis on tasuta kõik, sa võid midagi juurde ka võtta. Ei, ma võtan ainult selle praegu, jah. Okei, suur täht kõik teile, head. väga tore oli kuulda, kõige head teile, head aega.